ja kodumeeskond Rapla poolel Sven Kaldre. Kas kogenud snaiper viib oma tiimi võidule? Kaldre võtab viske ja paneb ära! Sven Kaldre! Kaldre võtab ise eemalt kolmese ja paneb Kaldre ära. Ja Sven Kaldre toob taas punkti juurde. Kaldre ja Kaldre nurgast kolmene ja paneb ka Kaldre kotti. Ja tuleb siit Sven Kaldre. Ja Kaldre nüüd on õigel ajal õiges kohas. Alles hiljuti 31. eluaastat tervitanud Sven Kaldre ning Rapla võistkonna vahele võiks sisuliselt asetada võrdusmärgi. Tänavusel hooajal alustas Visa mängumees juba oma 11. hooaega pikaaegse koduklubi särgis. No pigem ma ikka hommiku inimene ka, et ma ärkan ikkagi, ma arvan, et natuke varem kui teised ja siis sellest olenevalt ka toon veidike varem siia, et oma asju teha ja üleüldiselt esimesena on nagu trennis päris mõnus olla, et vaikselt näed, kuidas inimesed tulevad, tiksuvad kohale. Alguses oli see nagu treeneri poolt surutud, et sa pead varem tulema ja sulle anti asjad ette, eks. Aga mingil hetkel see sai sellest harjumust ja sellest nagu, see on nagu hea asi, mis, kuidas ennast käima tõmmata enne trenni ka. See on nagu töö osa, et ma ei võta seda väga sihukese eeskuju näitamisena, et ma pean kindlalt olema, et ma arvan, et kõik saavad siin ise ka aru, miks nad siin on ja kuhu nad jõuda tahavad. Kuna on nagu läbi aastate olnud mingid sükseid kergemaid siis krooni vigastusi, siis ma pean nagu tugevdama neid siin. Et see aasta juba alguses peale on tunda andnud ja peab vähe rohkem soojaks tegema ja tugevamaks, et vältida pikemaid pause. Two lines, right? Two baskets, two times for some layups in the floaters and we're moving on with this. Let's go. 1, 2, 3! Varem Indrek Ruudu, Aivar Kuusma, Toomas Annuki ning Luis Riera käe all Raplas pallinud Kaldrest on sel aastal maksimumi välja pigistamas nõudlik Horvaadist peatreener Arnel Dedić. Right? Connect. Spot, 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 spot. Connect. Let's go. Mulle tundub, et kuigi meie meeskonnal on ka peatreeneriks Aivar Kuusma olnud, siis see praegune hooaeg on see ja meie praegune peatreener on see, kes pigistab nii Svenist kui kõigist teistest mängijatest kõige rohkem välja. Svenile võib-olla kõige rohkem, vähemalt mis mulle praegu tundub, ta väga naudib seda hetke, mis praegu meil toimub. Et Svenil on kindel roll, ta teeb seda, mis talt palutakse. Et ma võib-olla isegi ütleks praegu, et see antud hetke ongi tal vähemalt minu silmis, mida mina mäletan. So on that one, this is your next roll, right? Let's see what's going to happen if he's going, right? We got the direct pass to the guard. Peatreeneri kohta võib nii palju öelda, et platsil on ta nagu õiglaselt karm ja annab väga selgelt märku, mida ta meist soovib ja mida ta nagu väga hästi näha ei taha. Inimesena pigem niisugune mängijate treener, ma arvan, et kui sina annad temale kõik, siis tema annab sinu eest ka kõik, et need asjad võib-olla iseloomustavadki teda. One dribble. Attack. Praegu siis lähme Raplamaa sõnumite podcasti, et ma päris täpselt ei tea, mis seal ees ootab. Ma tean, mind ootab ees seal Jaak Karp ja 2 ajakirjanikku, kes suure tõenäosusega tahavad rääkida siis hooaja algusest ja uuest hooajast. Vabandust. Ja lullu. Helinesin. Tere. Tervist. Hea veel näha.
tervist, sissetungijad. Aga kus siis see direktor jälle on? No vot. Hilineb veel rohkem kui mina või? Jah. Okei. Ma jõudsin juba kõiki teisi süüdistada, et esiteks miks alles 13.19 helistasid, mitte 13.02, kui ma kohal ei ole. Ja siis kontorit, et nemad kõik teadsid tegelikult, et mul on 13.00 siin. Teemaks on uue hooaja algus. Sobib. Sven, kuidas see kulgenud on? Et siin treenerite pink on Raplal uus, paljud mängijad on uued. Kas olete leidnud ühise hingamise? Ma arvan küll, et sellest on juba palju räägitud, et üle aastat on nagu punt nii-öelda üllatavalt vara koos, et meil on aega olnud juba 11 tundma õppida ja nagu vormi lihvida, et selle koha pealt olen ma küll väga positiivne, et ma arvan, et on mida oodata. Sven on noorest saati olnud läbi ja lõhki spordimees. Korvpalli juurde jõudis ta tänu heale sõbrale, olgugi et sõelal oli ka teisi spordialasid. Kuna väikses kohas, palju neid trenni algus oli, võib-olla 3-4 korda nädalas ja peale kooli sai ikka mindud saali, siis ma käisin kergejõustikutrennis, võrkpallitrennis, korvpallis. Vahepeal oli isegi mingi hetk, kus oli saali jalgpall mängus ja Soome pesapall, mida sai mängitud, et see kemüüse oli nagu päris suur ja mitmekesine. Igal reedel läksime nii-öelda Kuremaale laagrisse ja tulime pühapäeva õhtul, et treenimist nagu Toomas Annuki käe all oli nagu, ma arvan, et sellel hetkel kordades rohkem kui teistel. Ja see nagu meid edasi viis, et me käisime päris palju turniiridel ja nii-öelda saime võistelda päris kõrgetasemistel võistlustel, et võis ka juhtuda mõni suvi nii, et ma põhimõtteliselt juuni algus läksin sinna, tulin augustis ära, et ma ei tulnudki vahepeal koju, et ma olin erinevate vanuseklassidega, erinevate tiimidega mõnikord laagrisse, kui teised läksid paariks päevaks koju puhkama näiteks koondis, siis mina ei läinud, et ma rääkisin koristajate Erdiga läbi, et peske mu pesu ära ja ma lähen siis teen teistega edasi trenni. Kõrgliiga debüüt sai tehtud juba 16-aastaselt ning seda Valga meeskonna särgis Jaanus Liivaku käe all. Kõik oli ikkagi uus ja kõik see ümberringi need mehed ikkagi olid siuksed ikkagi, kas neid oli kogu aeg nagu telekast nii-öelda vaadatud, kes seal olid, Reinar ja Vares ja peatreener Jaanus Liivak ka ikkagi jättis ikkagi siukse unustamatu mulje, et ta oli ka nagu omamoodi treener ja nendega me kaks laagrit suvel tegime ja see asi tollel hetkel Valgas oli nagu väga siuke professionaalne ja nagu läbimõeldud. Esimesest mängust nii palju, et mäletan, et mängisime Pärnu vastu, tollel ajal minust oli Indrek Ruut seal peatreener ja mida ma mäletan sellest, et sealt ma mäletan Raido Ringmetsa väga hästi, et meil tekkis väike sõnavahetus seal tollel hetkel, et pärast hiljem, kui ma koos mängides, ma sain aru, miks see sõnavahetus tekkis. Järgmiseks põgusaks peatuspaigaks sai noormängijatest kokku klopsitud Kuremaa meeskond, kust edasi viis teekond juba toonase Tartu Rocki ridadesse, kus läbilööki küll teha ei õnnestunud. Kui ma ei eksi, siis Kuremaa vist tuli nagu väga suurte plaanidega ja mingil hetkel vist said seal nagu finantsid otsa ja jälle ma arvan, et see oli läbi Raivo, et kuidagi need Audentese poisid 91 ja kes seal 92 olid ja nemad said sinna mängima ja tollel hetkel olin mina just liikumas Valgast ära ja nii me sinna nii-öelda kokku saime, et see oli ka jällegi väga huvitav periood, et saime enne mängu päev 2 kokku ja läksime, mängisime siis mängu ära, et siuke kõige meeldevähem võib-olla sellest perioodist oli see, et me ühe korra võitsime Pärnus, kui siis Tom oli peatreener ja tuli riietusruumi, ütles, et meid tahetakse liigast maha võtta, et kuna me oleme nii suured peksupoisid ja et keegi on kuskil mingi avalduse esitanud ja siis me suutsime selle mängu võita seal, et siis see jäi nagu kõige eredamalt meelde. No Tartu periood nagu algas minu jaoks nagu igati hästi, et osalesin kõikides laagrites, kõik läks nagu peab ja sain ka nagu treeningkohtumises nii-öelda põllule, aga kui hooaeg tuli, siis enam neid minuteid nagu ei jagunud ja eks ma natuke võib-olla nooruse kärsitusest või nagu ma arvan, mul iseloom natuke võib-olla vahest siuke
plärtsuv on ka, et võib-olla vales kohas võtsin võib-olla mingid rutakad otsused ette ja kuna Rainiga ma olin kogu aeg nagu suhelt, siis kuidagi, ma ei tea, tollel ajal tundus suht mõistlik, et mis seal ikka, et räägi Andresega ja sealt nagu asi edasi läks. Ja Rakveres juba olid samuti nagu väga kõvad mängumehed ees ja sinna oli nagu väga lihtne sisse sulanduda. Me olime Rakveres olnud hooajalses laagris kuskil 2 nädalat ja see oli siis aasta pärast seda finaali ja tundus, et nüüd tuleb siis see minu aeg nii-öelda, et ma olin keskkooli lõpetanud ja täis proff ja ka Andres ühel hetkel ütles mulle, et ausalt, et Sven, et ma arvan, et sulle jagusin ja et Raplas tehakse klubi praegu ja ma olen nende kontaktis olnud ja kindlasti ma olen suhteliselt kindel, et seal oli ka Toomas Anuki käsimängus, kes siis nagu Indreku ja Jauga kontakti võttis. Ja samal õhtul panime oma asjad sellesse kurikuulsasse musta prügikotti ja Jaanis viskas mu pärast trenni Tallinnasse ära, kus mind Audentases ootas ees Jaak ja siis ma viskasin oma musta prügikotti ümber ja sõitsin Raplasse. Kui Kaldre läheb nüüd viskama 3 Urvase vastu ja viskab ära Sven Kaldre. Korvpalli hooajal 2010-2011 jõudis tugeva kogukonna ning fännibaasiga Rapla meeskond piimameister Otto nime all meistriliigasse, mille esimeses peatükis oli osaline ka tänase saate peakangelane. Sven Kaldre on, ma ütleks eelkõige, on ta üks professionaalne mängija, et ta on selles mõttes kogu aeg olnud ja ta kannab seda professionaalse mängija, ütleme sellist aurat ja ütleme kõike, mis sellega kaasas tuleb, et ta on eelkõige see ja mida ta on andnud, ma arvan, kui jälle peaks midagi konkreetselt välja valima, siis võib-olla sellist, võib-olla seda kindlust, et ta on see vend, kes on põhimõtteliselt alati olemas, alati kohal, alati panustab, et ma saangi öelda, et neid aastaid on nii palju, aga iga hooaeg on võib-olla 2 trenni, mis ta terve hooaja peale vahel jätab. Siiamaani pole ühtegi mängu vahel jätnud, et ta on see, kes alati on olemas ja alati panustab. Sven on kogu aeg olnud see vend, kes nagu trennis paneb kõik võrgud alati põlema kõik need aastad ja lihtsalt mäletangi seda, et oleme alati mõelnud, et pagan, kui see mees samamoodi keevitaks mängus alati, siis ta ei mängiks, ei Raplaks ega Eestis. Mul on praegu rasvaprotsent 6. Sven Kaldre on hästi emotsionaalne mängija, et tema, ma arvan, Raplas juba aastaid olnud see mees, kes nii-öelda selle emotsiooni üles tõmbab ja ka oma tegevusega väljakul meeskonna käima utsitab, et selles mõttes ma arvan, et teda võib pidada ikkagi Rapla hingeks. 1, 2, 3! Kui sa mängid Raplas, siis sa paratamatult tajud seda olulisust nagu kogukonnale ja ma arvan, et meie mängijad on tänu sellele väiksele linnale, on lähemal oma fännidele, oma kogukonnale, lähemal kui ükski teine Eesti korvpallur mis tahes tiimis. Et ta on kindlasti seda lähedust tajunud ja ta ei ole kunagi pluss 200 € pärast oma otsust teinud, et ta on nagu ikkagi, mulle tundub, alati kaalunud ka seda tervikpilti ja ta, ma arvan, mis lõpuks eristabki tema teistest Eesti mängijatest ongi see, et tõenäoliselt keegi teine ei suuda sellist jälge maha jätta ühessegi klubisse, kui Sven oma karjääri lõpuks saab öelda, et on jätnud Raplasse. Et ma saan mängijate liikumisest täiesti aru, see on igatepidi loomulik, aga ma arvan, keegi neist ei jäta sellesse klubisse seda jälge, mis Sven nüüd siin nende aastatega jätab. Kindlasti see kogukonna nii-öelda tugevus on üks suuri põhjuseid, miks ma siin nii kaua olen olnud ja siin olen, et kes tahaks mängida tühja saali ees, et ma ei usu, et neid inimesi väga palju on
ja siin regulaarselt ikkagi on rahvas saalis ja rahvas nagu huvitub korvpallist ja see on äärmiselt tore. Ja number 45 meeskonna kapten Sven Kaldre! Ma arvan, et see, et ma pole siit ära läinud, on nagu 3 asja nagu summa summarum, et küll viimastel aastatel tegelikult on olnud telefonikõnesid ja pikemaid vestlusi ka teiste klubidega, et ka see suvi vestlesin ühe klubiga ja juba tõsiselt, aga kuidagi ikka need asjad on jõudnud sinnamaani, et ma olen siin, et ma otseselt nagu äraminekut ei otsi, aga ma ei ütle, et ma siia ka naelatatud nagu olen, et need asjad, kõik asjad peavad käima nagu käsikäes, et mida nagu üle kaalub. Täna ei hakka tarfunni võtma. Nii. Bon appétit. Merci beaucoup. That time when you're talking about girls, I had mic on. Lõuna me siis reeglina teeme meeskonnaga Akso Nobeli sööklas, kes on meie, ma ei tea, sponsor olnud siin, ma kujutan ette, et 7-5 aastat, et alguses sai niimoodi, et umbes, ma ei tea, 8 aastat tagasi me lihtsalt käisime, kui Kajupak veel siin mängis, käisime lihtsalt söömas siin, ja meil oli siis rutiin, et me ikkagi võtsime iga lõuna pannkoogid ka ja niimoodi meelde jäime siin nendele kohalikele nii-öelda omanikele ja mingil hetkel nad ise nagu otsisid kontakti ja ütlesid, et nad on nõus nagu sponsoreerima söögiga ja niimoodi aasta-aastalt on kasvanud see, et nüüd me käime kogu meeskonnaga siin lõunat söömas koos, ja see on ka peatreeneri poolt nagu niisugune väike soov, et me ikkagi lõuna veel vedaksime ühiselt. Mina sõin täna lõunaks kana juustusupp ja tatar kanaga, et niisugune suhteliselt tavaline söök, et toitumisele ma olen mingit tohutut rõhku ei pane, aga tunde järgi. Kaloritele asjade ma nagu näpuga järgi ei pea, et üritan toituda normaalselt ja nagu ma ütlen siis kvaliteetselt, et mitte alati just palju, aga niisugust head asja süüa, et päris burgerid ja friika ikka hommikuks, õhtuks, lõunaks ei lase, et pigem ise kokka, et kui vähegi aega on ja tahtmist, siis ma ikka üritan ise teha. Rapla meeskonna raudmees Kaldre on paaril aastal õnne proovinud ka välismaal, veetes hooajad vastavalt nii Saksamaa regionaal- kui ka Hispaania esiliigas. Saksamaale minek oli kindlasti niisugune nooruse uljus ja natuke oli ka seal nagu finantsilist poolt, et see pakkumine ikkagi oli nii palju magusam, kui mis mul nagu siin oli. Tase võrreldes Eestiga oli kindlasti kehvem, aga seda ma ju teadsin algusest peale, et nii see on. Pigem ma võib-olla lootsin natuke selle peale, et vahest tuleb teha samm tagasi, et mitu sammu edasi teha ja nagu toetusin nendel lugudel, et sealt on võimalik võib-olla lihtsam kuidagi üles ennast töötada kui siit. Hispaania esiliiga tollaline tase oli kindlasti kõrgem kui Eesti meistriga tase, et satsisine konkurents oli nagu, ma arvan, et minu karjääri või tollase karjääri kõige kõvem, et kui ühe nii-öelda väikse vea tegid, siis mees tuli sinu asemele ja sealt nagu august nagu või tema kohale tagasi saada oli väga keeruline ja minul kahjuks nii läks, et tulid mõned apsakad sisse ja prooviti teist meest ja see mees ei eksinud hooaja lõpuni. Miks see karjäär nagu kestma seal ei jäänud? Ega ma nagu otsest ühest asja võib-olla ei oskagi öelda, et seda ma tean, et nagu treenerile ma iseenesest nagu meeldisin ja ta kutsus mind järgmine aasta ka tagasi, küll liiga madalamasse satsi nagu 3. liigasse, aga võib-olla sellel hetkel olin ma juba nii palju pingil istunud, et tahtsin pigem kuskil mängida, kui hakata uuesti nagu võõras kohas ennast nagu leidma, et oli vaja niisugust nii-öelda restarti endale teha
ja nii-öelda koduses keskkonnas võib-olla ennast uuesti nagu proovile panna ja ennast tõestada. Ja Sven Kaldre on siis ka tagasi koduses liigas jälle eelmisel hooajal Hispaania esiliigas ja praegu täiesti vaba viskekoht olemas ja tuleb 8-3 Rapla meeskonnale ja teine Kaldrel. Otseseid nagu mõtlema panevaid pakkumisi välismaalt mul rohkem ei ole olnud, et need jäid siis sinna aega tagasi, see 7-8 aastat tagasi. Rahvuskoondise uks on viskemehe karjääris jäänud küll suuresti suletuks, kuid kindlasti võib üheks karjääri tipphetkeks pidada Andres Sõbra juhendatava U20 vanuseklassi koondisega Bosnias A-divisjoni pääsme lunastamist. Miks see koondis just Andres seal niimoodi toimis? Ma arvan, et sellel oli mitmeid põhjused, et esiteks see punt, kes meil seal oli, et see oli kuidagi väga-väga ühtehoidev, aga samas oli ka nii palju erinevaid isiksusi, et see võib-olla toimiski, see tegigi selle asja nagu nii heaks ja Andrese loomulikult siuke nii-öelda siis juhtimisstiil tundus meile vägagi sobivat ja samamoodi, et sai lisaks tehtud suvel seal treeningute kõrval ja kes kuidas tahtis, et meil oli suhteliselt vabad käed, et Andres tegi oma ära, aga kes tahtis see alati lisaks teha ja ta ise pakkus ka tihtipeale abi, et kui sa tahad, tule hommikul viska temaga, et kuidagi kõik nagu jooksis väga ilusti ja me teadsime, mis kes kus mida teeb ja nii ta lõpuks nii-öelda välja tuli. Kindlasti rahvuskoondis on olnud mingil hetkel väga siuke nagu suur ja tähtis mõte mu peas, et VDK-ga on siin pidevalt nalja tehtud, et huvitav, kas neil on mu vana see hot.ee email, et pole nagu meilid läbi tulnud, et ta ikka vahepeal helistas mulle, kuule, et kogunemine on, oled meili kätte saanud, aga ei olnud seal midagi, aga praegu enam nagu siukest, kuidas ma ütlen, kinnisideed ei ole, et see aeg on nagu möödas ja keskendun nendele asjadele, mida ma saan muuta ja püüan vähem keskenduda nendele, mida ma ei saa muuta. Sa oled 2 korda nüüd saanud seda. Kuidas sul praegu? Kas aparaadid on aidanud või? Jaa, praegu läheb aina paremuse poole. Algas eelmine hooaja lõppu läksid 2 näppu tagurpidi ja tegelikult eelmise aasta põhjooaja lõpus kui Tallinna Kaleviga mängija, siis käisid kuidagi tagurpidi ja pärast seda pool pihku nagu täiesti paistis ja näpud ei liikunud. No nii vaikselt ikkagi hooaja lõpuni siin nagu tablettidega ja siis juuni alguses tegime siin paar süsti ja suvel nii palju palli ei katsunud ja nii kui augustis hakkas uuesti pihta nagu kõvem põrgatamine, siis läks rannepaiste, paar päeva hiljem läks küünanukk-paiste ja veel paar päeva hiljem läks õlgpaiste. Ja nüüd on veits nagu maha rahunenud pärast neid magneteid ja lasereid. Paar hooaega tagasi koroonapuhangu alguses proovis mängumees kätt ka palgatööl Saksamaal, kuid armastus mängu vastu ei olnud raugenud ning pärast põgusat eemalolekut sai korvpalliketsid taas jalga tõmmatud. Nii kui koroonaaeg tuli, siis nii-öelda see paus sisse tuli, aga õnneks mul nagu vedas ja ma sain nagu, ma ei tea, kas 2 nädalat võib-olla oli niisugust nagu tühja istumust või teadmatust, et pärast seda ma sain nagu tööle nii-öelda metsanduses, millest ma küll nagu väga vähe mõikasin, aga samm-sammult nädalat nagu õppisin ja mingil hetkel tõesti suve keskel, kui oli teadmatus, mis üldse edasi saab, kas üldse liigad lähevad lahti, et käis nagu mõte läbi ja veel septembrikuus oli nagu selge, et ma arvasin, et ma ei jätka, kuna ma ei ole ju trenni teinud 4-5 kuud, et sellisest seisust suhteliselt keeruline jätkata ka, aga pärast ühte treeningmängu, mis ma nägin Rapla nagu esituses, siis sai mulle selgeks, et ega ma sinna tagasi rohkem ei lähe, et ma ei lähe isegi nädalaks tagasi. Lõpuks Kaldrele täiesti vabalt nurgast ja see mees teisel poole ja tundub, et üldse ei eksi. Et järgmine päev ma olin kuttidega trennis ja Jaaguga me olime nagu nii kogu aeg ühenduses, et nad mingil määral nagu ikkagi hoidsid kätt pulsil,
oli ka teisi Eesti klubisid loomulikult madalamatest liigadest, et esiliigast mul oli paar nii-öelda pakkumist, kuhu ma oleks võinud siis käia ala, et käin seal tööl nädalat ja siis tulen mängin siin, kui Eestis olen. Ja Kaldre vajutab veel selle palli ülevalt alla. Medali! Igal juhul pidu siin Stadolini spordihoones. Ma arvan juba viimased, ma ei oska öelda täpselt mitu aastat, aga ikkagi juba aastaid olen mõelnud selle peale, et Sven võiks korvpalli ja eelkõige Rapla korvpalli juurde jääda ja tegelikult ta 2 hooaega tagasi ka tegi mängimise kõrvalt noortetreeneri tööd ja ma arvan, ta sai sellega tegelikult väga hästi hakkama, et ma näen, et ta tegelikult treenerina võiks kindlasti seotuks jääda, aga meie viimaste vestluste põhjal ma saan aru, et ta ikkagi kahjuks vähemalt esialgu liigub korvpallist ikkagi, ma kardan eemale, aga ma ei välista, et tema on just ka see mees, kes tegelikult mingi moment varem või hiljem saab aru, et ta tegelikult ei saa sellest korvpallist eemale hoida ja ta, kui siis mitte kohe pärast karjääri, siis mingi aja pärast loodetavasti ikkagi selle tee korvpalli juurde uuesti leiab. Treeneri töö oli minu jaoks suhteliselt keeruline väljakutse, sest oli nagu COVID-i aasta ja väga keeruline oli üldse treeninguid läbi viia ja nii-öelda lapsi pärast seda nagu pausi saali saada, et mul oli suhteliselt väikeste grupp ka, 1. kuni 3. klass, et Märjamaal siis ja poisid, tüdrukud segamini, et püüdsin neile nii palju siis nagu anda niisugust spordiõpetust või üldse niisugust treeningharjumust ja asja, et ega seal nagu suures pildis nagu korvpallist nagu veel rääkida ei saanud, et proovisime hüpata ja jooksma õppida ja nii palju, kui siis nagu vähegi nad oskasid või aru said, et ta jäi ikkagi poolikuks. Ja mis see mulle andis? See andis mulle kindlasti energiat, mida ma alguses nagu väga kartsin, et 2 treeningu vahel käia trenni andmas, et õhtuks ma olen ikkagi päris läbi. Aga tihtipeale sealt ära tulles mul oli veel rohkem energiat ja niisugust nagu head meelt, eriti kui nad nagu siis nagu midagi juurde õppisid või arenesid, aga suures plaanis no ma hetkel ei näe ennast ikkagi nagu treenerina, et mind huvitab see, aga ma praegu kindlasti ei ole valmis nagu, kuidas ma ütlen, nagu seda sammu astuma, et nagu mängija kõrvalt kas või treener olema, et seda ma kindlasti ei taha, et minu eesmärk või ma olen enda jaoks selle asja selgeks mõelnud, kui ma Kossu mängin, siis ma mängin nagu Saega seda, et ma kõrvalt ei ürita mingit asja nagu poole kõvaga teha. Hetkel ma ei mõtle nagu igapäevaselt sellele, et mis ma pärast mängijakarjääri lõppu teen. Et on mingid projektid, millega me oleme suviti siin tegelenud koos siis endise võistkonnakaaslase Andrega, et me oleme nagu mingi toitlustamise asju teinud ja muid asju. Et ma arvan, et kui see aeg on käes, siis küll ma selle otsuse teen, et praegu tohutult selle nii-öelda pead ei vaeva. Praegu katsun sellega peal vaadata, mis seal saalis toimub ja mis see treener tahab, et nende asjadega hästi hakkama saada. 31-aastaselt tunduks Kaldre justkui igavesti liigas pallinud mängumehena, kuid tänasel päeval end juba Rapla klubi ajalukku kirjutanud Kossumees kindlasti loobumismõtteid mõlgutama ei pea. Eesti korvpallile ja fännidele on väljakul anda veel nii mõndagi.